Täna sa võid tunda ennast sellises olukorras, kus ei paista väljapääsu. Aga see on sinu enda illusioon just selles mõttes, et sa proovid leida lahendusi vanade võimaluste, oskuste ja teadmiste põhjal, mis kuidagi tulevikuga ei haaku. Sul on vaja leida teistsuguseid tegevusi selleks, et saada teistsuguseid tulemusi. Et see, mis minevikus toimis, tulevikus enam ei toimi ning selle tõttu on vaja leida uued võimalused oma võimaluste uste avamiseks. Ja kui sa suudad leida sellised uued tegevused, siis läheb lahti see sinu nii-öelda õppimise teekond ning sa leiad igalt poolt edaspidi neid uusi võimalusi, kuidas uutmoodi tegutsedes saavutada uutmoodi ja paremaid lahendusi. Nii et tõsta korraks silmad maast või peost välja, vaata ringi ja mõtle, et kui ma täna tegin siiamaani niimoodi, et kui ma seda asja teeksin nüüd natukene teistmoodi, et kas ma siis saaksin palju paremad lahendused või tuleb endiselt samamoodi jamadega edasi tegeleda. Tõenäoliselt sa näed, et isegi natukese muutmisega saad juba hoopis teised tulemused ning igapäevaselt sellise pisikeste muudatuste tegemine loob lõpuks selle suure muutuse, mida võib-olla tagant vaadates, järgi vaadates on tõenäoliselt kergem märgata, kuid praegu ei tasu ka selle tõttu uuesti noolutama hakata, et näed, ma ju tegin, et kuidas see ei toimi. Toimib küll, sa lihtsalt tegidki nii piisavalt väikese muudatuse, mis sinu mugavust väga palju ei mõjutanud ning seetõttu tulemus ei ole koheselt nii suur kui lõpuks, aga see ei tähenda, et seda tulemust ei tule ning lase edasi, õpi, harjuta, tegutse ning mine tea, ühel hetkel oskad sa ise neid samu muudatusi, neid pisikesi samme hoopis teistele jagades neid toetada.